Ja. Oh, kuulake, kui süüdatakse tähti taevalaotuses, siis tähendab, neil kellelgi on tarvis. Järgi jääb, kui te jahu sinna peale. Ja põhimõtteliselt seda katset tehakse tegelikult Coca-Colaga, aga me tahtsime proovida, kas see toimib ka Sprite'iga, nii et teeme Coca-Colaga kõigepealt. Nii, ma lasen soola siia sisse. Nii, mis juhtus on see, et Coca-Cola hakkas põlitama ja põlitud siia õhku palju sisse ja kui ma lahti lasen, teate, mis juhtub või? Ja Coca-Cola on siis nende ja nüüd ta vaikselt ise voolab tagasi. Banaaninuiana ütleme siis niimoodi. Siis panete siit juurde eralduslahust, mis on siis siin sees. Täna üks on. Mis teil toimub siin praegu see? Mingi asi. Mingi asi? Mis toimub? Katse. Banaaniga teen ma katse. Kes teil külas on? Maaülikooli õpilased. Või õpetajad. Jaa. No ma õudun jälle. Ja vana. Veel panna, jah? Kas siin peab veel kaup olema? Lenda või? Tõsta kätt seal on? Õpetaja, miks meil rohkem ei tule? Ma arvan, et teil on natuke... Mida te raputate? Kas hakkab valmis saama? Ei. Saada nagu need suured õpilased, aga natuke paremaks. Ma suurida. Kõiki asju teadma õppida. Ma tahan targaks saada. Sellepärast, et siis saab palju uusi ja huvitavaid asju. Kuidas toimub universum? Kuidas planeedid tekkisid? Tahan teada, milline meteoriit välja näeb. Kuidas tekkis? Tahaksin teada saada, kuidas taimed ise kasvama hakkasid.
lumehel seisnud tolmuterake ja sellepärast ei tohi lund süüa, ükskõik kui puhas see välja näeb. Külmunud vett saab nimetada paljude erinevate sõnadega. Oskate te mõnda pakkuda? Väga tore tund. Aitäh suurtele, kes meile rääkisid põnevaid asju. Tänan kuulamast. Võivad edasi liikuda. Meie kehas on verevahelised. Nad on valged värvi ja nad hävitavad haigustekkide bakterid. Ning laste osas pannakse selliseid tegusid toime väga palju. Seetõttu tulebki olla väga tähelepanelik ja omama traktori juhiluba. Mis on politsei töö? Nui, käeraud, pipragaas, relv, tasklamp, varusalv ja vastakas. Tunne, siin pildil on näete ka akmeid. Keskmise tiiga läinud endas. Masendustunne ja kiiresti vahelduvate episoodide puhul võib ühe aasta jooksul esineda vähemalt 4 episoodi. Kuidas terved inimesed tunnetavad diabeetikuid ja kuidas diabeetikud tunnetavad või kuidas diabeetik tunneb, et neisse suhtutakse ja kuidas depressiooni esinemise protsent on küllaltki suur ning peamised põhjused on siis pingeline sotsiaalne surve ning keerulised suhted. Minu hüpoteesid ei pidanud paika järgmised, et Eesti rahvas ja eriti noored ei ole teadlikud. On küllaltki teadlikud, tegelikult ei teadnud, mis on depressioon, aga minu küsitlenud teadsid ja ei suhtutud tõrjuvalt sellesse. Tänapäeval on üha rohkem tuntust hakanud koguma meeste pagulane. Selle tulemusena on tekkinud ka eraldi poliitikaharu, mida nimetatakse pagulaspoliitikaks. Piisavalt kajastatud ega neist indigalastest inimestele teavitatud. Ma arvan, et õpilased teevad täna teadust, sest kõik on huvitatud sellest, mida nad teevad, mida nad uurivad, kõik teavad, mida nad räägivad. Võib-olla publik võiks olla natuke rohkem küsida asju, et olla uudishimulikumad, aga küll nad jõuavad veel, et me alles soojendame publikut ja kõik, kes on täna esinenud, neist on täitsa potentsiaalsed teadurid kunagi tulevikus. Ja kohusetunnet on arendanud, et ongi kindel kuupäev ja peab oma asjaga nagu valmis saama, siis olen kindlasti õppinud nagu oma aega planeerima ja kõik üldse seda uurimustööprotsessi sügavuti, sest kui ma nagu põhikoolis seda tegin, siis see oli natuke lapselikum, et nüüd see oli ikka kohe asjalikum asi. Ja kindlasti ka seda teema kohta olen palju rohkem nagu teada saanud, et see on nagu väga kasulik ka isiklikel põhjustel ja mul on nagu väga ma soovitan kõikidele kümnendikele ikka see läbi teha, sest esinemiskogemus ja kõik need Sirje Kereme targad sõnad, mis nad on meile peale lugenud, et see on kunagi tulevikus väga kasulik inimestele, kes ülikooli lähevad, eriti kui nad hakkavad tegema seda magistritööd, et siis see on väga oluline samm edasiminekuks. Ma arvan, et see uurimuslik võiks isegi rohkem hakata sisse juurdama nagu tundidesse ka sellepärast, et seal nagu saavad lapsed ise ka midagi teha, et ei ole mingi kindel nagu õppekava, mida nad peavad läbivama, vaid neile on antud juhised, mida nad peavad täitma, aga nad ise saavad oma aega reguleerida, ise saavad nad otsida, uurida ja see kindlasti võib-olla nagu paneb mõne inimese mõtlema, võib-olla nagu see suunab ka kindlasti kunagi raja näiteks ülikooli, keegi tahab teadust õppima minna või kena õpilasteadus seisneb selles, et õpilased ise uurivad nende teemad üle, mis neid huvitavad. See on mu arvamus. Mis sind huvitab? Mind huvitab? No mind huvitab enam niisugune majanduslik ja poliitiline suund. Et ise tegin ka uurimust Saaremaa ühistranspordi hetkeseis siis noorte seas. Mulle pakkus see näiteks. Õppe metoodid on niisugused vabamad ja õpilastele rohkem sobivad.
mulle meeldib küll siuke, et lihtsalt parem kui niisama kuivalt tuupida ja olla, et teha midagi praktiliselt ja ise küll, et näiteks minu töö juures on küll see, et ma õpin nagu enda vaatevinklist nagu vaatama ja siis küsisin jälle noorte käest, et mis eakaaslased arvavad ja ikkagi noh, mu arvamus jäi nagu rohkem peale, et ma ikkagi vaatasin seda rohkem enda vaatevinklist, et mismoodi mul on näiteks bussidega siin nende kontakte, et kuidas mulle see liiklus meeldib. See töö andis mulle selle, et ma sain teada Saaremaa ühistranspordi hetkeseisu nii-öelda siis noorte vaatepunktist ja see, mis ma teada sain, ei olnud just niisugune positiivne. Et enamus noori arvab ikka, et meie ühistransport vajab muutmist ja see nagu mängib noorte elus väga suurt rolli. Et ühistransport on nagu üks oluline osa meie elust, et me käime trennis ja huviringides bussidega ja kui liiklus on kehva, siis jäävad paljud noored nagu harimata selle koha pealt. Miks ma siis antud teema valisin, oli siis see, et kuna ma elan ise maal ja puutun nii-öelda bussiga siis väga tihti kokku ja see bussis loksudes, siis ma tihtipeale mõtlen, et miks need noori nii vähe on ja miks buss tühi on, et on selle asja üldse mõte. Ja nii ma siis hakkasin ka asja uurima ja jõudsin mõningale järeldusele. Keste kangus, et see kestab vähemalt üle tunni, aga võib kesta ka mitu tundi, kus siis inimesel on näiteks ärgates valus varvastele astuda ning käsi ei saa eriti kasutada. Inimestest väitsid, et nad ei ole isegi arsti juures käinud, sest nad ei taha teada, mis neil viga on, nad ei julge, nad ei taha kuulda seda. Aga see on probleem, sest et liigeshaigused süvenevad. Need tuleb välja ravida, kui see vähegi võimalik on. 6 inimest väitsid, neil on haiguslikud. Ja see ei oska nagu lõigi käituda. Kui tahate seda välja ravida, siis kõige paremad meetodid selleks on üks teil. Nagu ma ennem rääkisin, et see foobia võib süveneda ja rohkem hakkab sinna elu segama. 10 meetris jah, ja 2 ei oska midagi ette võtta sellest. Teised ei arva, sest inimesed kasutavad Facebooki just oma olemasolevate suhete hoidmiseks. Nad saavad sealt sellist informatsiooni, mida mujalt ei saa ja seega ei saa väita, et saidid näiteks mikroblogid. Ilma, et isegi allaastased lapsed tunnevad hirmu. Nende hirmudeks on eraadumine vanemast või äkilised helid. Tuuleenergia tekitab müra ning vibratsiooni. Ning see vibratsioon on eriti häiriv näiteks nahkhiiredele ja muttidele, et neid ei tohiks ehitada. Ja millesse meie usume? Ning samuti tahtsin teada, et kumb masintõlge siis, kas Bing või Google, teeb parema kirjandusliku teksti tõlkimisel. Minu küsimustele vastasid inimesed Soomest, Hispaaniast, siis oli ka vastajaid rohkem Suurbritanniast, lisaks oli veel Islandilt, Marokost, Venemaalt.